täna on üks tore päev, sellepärast, et mul tuleb uus elutoa mööbel. Mööbel ühest koostööna. See on juba teine koostöö meil, mis on nii tore. Mul lihtsalt ja nii ilusad asjad seal ja tahaks kõik endale. Kõike. Ma oleks saanud uut diivanit ka, aga ma just sain uue diivani, nii et seda ma ei saanud. Ja netti seal. Nooraga müüb juukseid. Jätsin nad täna ka koju. Ta on peaaegu terve see nädal kodus olnud, sest et Nitul tuli siin teisipäeval nohu, aga see mingi ühe päeva on nohu, see suht ruttu kadus ära. Ja siis, aga ma jätsin nad ikka koju, sest ma ei tea, kuidagi nendega oli nii tore, et ei olnud nagu raske ka. Sa tahad ikka piiluda või? Ei lähe, jah. Ja oota, emme korraks räägib, jah? Sul on klaviatuur seal. Aga oota, emme korraks räägib. Siis mõtlesin, et kuna see mööbel täna tuleb, ta peaks tulema 11-12 vahel, kell on praegu 10, läbi ja hakkab 10:30 saama. Siis mina pean selle osaga midagi tegema. Ma pean vist selle aluse müüki panema. Need lähevad meil maja juurde ja siis mul on vaja sein kõik puhtaks teha, sest mul tuleb selline suur sellise kujuga mööbel siia seina. Mis on, Bella? Mis on? See on nii nunnu. Aga ma ei tea, mis ma jänesepuuriga teen siis. Jänesepuur on selline nuhtlusihus. Üldse jänes ise ka. Ühesõnaga, ma hakkan siit kappidest asju võtma välja. Olen nüüd garaažis kohe ja ma alan otsima teleka alust. Siina kinnitus tähendab. Tean, et kuskil siin kunagi oli. Nii palju asju, et ega ma ei tea, kus seda otsidagi. Saarale on välja ka veel lisaks. Tean, et kuskil oli. Loodan, et me pole seda ära visanud või ära andnud. Sest et sellisel juhul peaks me ostma uue. Kohe nüüd üritasid läbi saada. Kitsast. Mööbel ühest helistati ja öeldi, et varsti, poole tunni pärast. Nüüd vist juba mingi 15 mintsa pärast. Ma ei leia seda. Kojamehed või? Sellise teleka siina kinnitus ei ole. Te näete kuskil või? Mis seal on? Midagi on seal. Oota. See on nii rõve. Ma ei taha võttagi. Mis asi see veel on? Siin on ju ämbliku. Ongi, jess, siin on midagi. Ma ei taha seda puutuda. Leidsi. Fui. Siin sees ka midagi. Me ei peagi ostma. Aga palju see üldse kannatab. See peaks... see sama pakk või? On küll jah. Paki peal on kirjas 55 tolli. Meil on 65. Mis see tähendab siis? Kas ta ei ulatu või? Nii. Ärge vaadake meie sassis garaaži. Pidin korra kaamera kinni panema, et ma siit elusalt välja saaks ikka. No kui siis ei saa seda kasutada ju. Ma ei tea, mis saab. Või noh, midagi nagu väga hullusti ei ole, sest et ma lihtsalt ütlen Tonile, et ta tuleks täna, kui ta koju tuleb töölt. Ta käiks Tartust läbi. Ta küll töötab vist Elvas või kuskil seal kandis. Et siis ma ütlen lihtsalt Tonile, et on vaja osta uus kinnitus. Et õnneks see kinnitus ei maksa väga palju. Nüüd ma hakkan panema esikukappi kokku, sest vaadake minu esikud. Siin on väga ilus kaas. Lõpuks ma saan sellest lahti, sellest jubedusest siin. On ju Netu? Saab kõik ilusa kapiga. Ma olen nii elevil. Nüüd ma pean otsima siit, milline on see esikukapp. Ma arvan, et see. Ja? Aga see on liige suurem. On jah. Kapp ongi suur.
aga ei tohi seda tõsta. No ma pean ikka tõstma. Oi jah, nii. Täna on teine päev, siin on ikka kaos, Toni on ka nüüd kodus, liitumise kommidega. Aga eile sain nii palju kokku, et kõik jupid said kokku. Nüüd on vaja lihtsalt seina panna ja näete, see kapp on ka koos. Panin mõned asjad sisse, kus käivad mõnusalt, kergelt, sujuvalt. Saab sellest ka lahti siin. Oi jah, me oleme, ma ei tea, tund aega vist nüüd umbes või? No mingi 3 tundi. Oleme lihtsalt mõelnud, et kuidas seda nüüd panna. Siin tuleb 12 auku seina teha. Suurt auku, nagu nende tüüblite ja nendega lähevad siis seina. Siis, kuna meie pistikud on all ja see kapp tuleb nagu kõige alumiseks, siis me peame kuidagi selle seina veel katki lõikama siit, et juhe tuleks sellest kapist, siit kõrvalt siia seina, siia tuleb auk teha, et tuleks kõik asjad siia sahtlisse, digiboksid ja ruuterid ja pleistad ja oh my god, see tundub nii hull. Appi, aga Toni, meil on ju kõlarid ka veel vaja kuskile mahutada. Õnneks meil on laser. Laser siin just laserdab laste mänguasjade peal. Täpse mõõdu saime. Ja nüüd Toni siin mõõdab. Ja. Mis sa panid sinna praegu kirja? See on nagu pistikust või? Ühesõnaga siin on ikka räige matemaatika. Matemaatika. Sa teed sirgeks selle. No ma olen need üles kanda. Sinna, kus ta risti paneb, siin seal on augu keskkoht. See on esimene kinnitus. Kõigepealt paneme selle alumise kappi, mis jookseb niimoodi alla, siis tulevad need küljed. Või tegelikult võib-olla tuleb see paneel enne ja siis tulevad küljed minu arust. Pigem jah, enne paneel tõstame selle alumise kapi peale ja siis paneme küljekapid külge alles. Saa muidu panna. Aga no, nii suur hirm on, mingi auk läheb natuke valesti ja siis on, ei ole nii täpne ja ega vist ei tohi sellised kapast rohkem. Muidu on mega ilus, kindlasti kui te seinas on, siis ta on nagu mega ilus ja seda vaeva väärt. Aga lihtsalt nagu, oh my god, ega ilmselt iga inimene, kes ei tegele ehituse asjaga sellega nagu hakkama päris ei saaks. Mis sa arvad? Nii, et tavainimesel ei olegi sellised asju kogu. No ikka on, aga lihtsalt laserid ja... no, tööriistu mõtled või? Ma mõtlesin, sa mõtlesid mööblit. Kas ma hoian? Ma ei teagi vist, jah. Ma ei saa aru, miks need seinad nii mustad on, juba me alles värvisime neid. Nagu seal on kõik need, ma ei tea, no selles suhtes see sein on nagu ma üritan keskenduda, et ma hoian õigesti seda. See sein on... Ma ise olen ees. Laseri ees, vaata. Ei näe, jah. Tuli Peeput filmin siin. Juba on paigast ära, jah. Ja näe, seal on nüüd ajutine kodu siin. Meie magamistoas. Üks kunagi saime selle puuri sõbranna käest Bellale. Bella sööseks kinni panna siia. Aga kuna see võtab nii palju ruumi ja meil on palju lihtsam ja ägedam lahendus, ma ei tea, kas ma näitan, minu arust olen küll. Siis see on praegu meil garaažis olnud. Aga näed, ikkagi leidis kasutust nüüd. Jenku siin pikutas ilusti. Neid tõdele süüa, pani kõik muidugi vee sisse sinna. Varsti puhastan ära, praegu pole aega. Vaadaks seda. Siis kui
tahad laserit hästi täpselt saada õige mõõdu peale siis on siuke torn ehitatud asjadest, mis meil siin on. Selle laserile tegelikult on mõelnud ju see hark või noh, see. Liigutata see. Jalg ja pluss veel sellist seina peale käib, aga ma ju siin ei lase. No tegelikult tahaks 1 millimeetrit veel. Ma märgin siia lihtsalt peale poole joont. Aga noh, peaks olema küll. Saab märkida paremini. 1.95 vist on, jah? Jah, Luna ja Nitu mängivad praegu maja ees. Armsalt, saab Nitu ka väljas olla, ta ei toas juba nii igav, et Luna armsalt, et ta väga ei viitsinud, aga ta ikkagi oli nõus. Oi, Toni juba lõhub uut kappi. Appi. Lõhkus ära. Ongi tuksis. Nüüd tuleb välja, me peame tagasi saatma ja siis on täitsa lõpnud. Tegelikult on see, et me peame selle sälgu tegema, sest meil peab kuskilt tulema elekter sisse ja peame kuidagi saama telekale selle voolu taha. Aga no tee ära. Aga see, vaata see oli hea. Mõtlesime, et huvitav, miks ei ole tehtud kapile juba sisse mingit sälke, mingit kohti, et me saaks seda juhet kuidagi vedada sealt sinna või nagu, noh, et üldse, aga siis jäimegi mõtlema, et uusarendustes ongi tehtud juba pistikud sinna kohta, kui telekas tuleb. Et siis ei olegi neid sälke asju vaja ja kui kellel on vaja, siis see teeb ise, on ju. Et noh, selles suhtes on õige, et ei ole neid sälke sees, et peame tegema veel sinna kappi sisse poole, sinna ühe sälgu. Siis tuleb siin üks auk teha veel, 2 auku, ehk siis siia tuleb üks auk. Ja siis siit tuleb veel üks sälk üles lükata, ehk siis, et siia saaks panna igast juhtmeid taha. Suht suur sälk tuleb. Siia rohkem ei tule sälke. Ülesse tuleb. Kapi tagant ja ainult sellele pealisplaadile. Jah, pealisplaadile ülesse tuleb. See saaks siit vahet. Aga õnneks on see, et vaata, see on suht suur vahe on siin sees. Siit tulevadki kõik juhtmeid ülesse siis. Et siia võrdluseks vaata. Nii paksu juhet ei ole ja eks see ongi nii tehtud, et ta jääks natuke kaugemale ikkagi. Et jah, et mõned sälgud on vaja teha. Praegu on vaja siis teha 1, 2, 3 sinna ka. Ääresälk. Toosälk jah, ja siis 2 ja siis 2 tükki jah, noh kokku 3 koos sellega. Ja 2 doosi auku siis. Ja veel 4 auku vaja seina puurida. Nii et 2 doosi auku jah. Et nagu veel tööd on päris palju. Rahakeldatud nüüd. Siin on suur sälk. Seal on tolles kapis on sälk. Kõik on rahakeldatud, aga no mis sa teed? Lõpuks on see, et mitte ühtegi juhet pole näha. Üks jääb sealt alt näha. Võib-olla, ei jääb ikka. Kardina taha läheb ju. Aga kui ta alla tuleb, siis ei lähe. Kuidagi. Peame siia ka sälgu tegema, mis tuleb kõrval. Vaadake neid juhtmeid. Kõik juhtmed, mis jääks muidu näha, lähevad nüüd sinna taha peitu ja mitte midagi näha ei jää. Issand, kui tore. Mis sa teed siin?
Toni just ütles jess, et enam seda kappi siit seinast mitte kunagi ära võtma ei pea, sest et muidu on vahepeal see, et paneme sinna seina, paneme siia seina või paneme siia seina, siis nüüd on see kindel, et siit seinast enam seda ära ei võta. Et elutuba jääb niipidi terveks eluks. Mitte kunagi seda ära võtta. Saab, aga nagu... Ja siis peab lihtsalt kõik augud uued tegema, see on lihtsalt nii räme töö. Nii update, jälle tund aega möödas, kell hakkab juba 4:30, kell on 4:30. Et ma pole mitte kunagi selle taleka siia panna. Peaks aga see taleka niimoodi siia panna, siis panna siia selle... Diivani või? Seda diivan, see on nii suur diivan, seda ei saa panna. Ühesõnaga, üks doos on veel vaja puurida, Toni. Jah. Kaotsin ära, siin. On mõõdub kirjas või? Seda on vaja. Mõõdan üle. Ma ei usalda seda või? Midagi. Ma tahaks sellest gaasest lahti saada, mis on toas, mul lihtsalt üldse ei meeldi. On või? Äkki kuidagi paika panna? 35, see on 348, ma panen 35. Alla jookseb, sellest meil on reguleerimisruum vaata. Nii. Seda õiget. Okei, tugev olid või? Ei nutnud või? Okei. Oota korraks. Ma küll homme lähme lasteaeda. Homme on kokka päev veel. Üks doos on veel. Ja, paneme selle kappi ära vaatama. Nüüd on juba kõik. Ma mõttes läheb. Ei ole veel. Telekas on ka veel. No see jaa, aga nagu see on tundu nii... Jalg alla vaata. Juhet ka äkki kättida või? Läks juba parele või? Tundub, et ei tohi. Allikas jutt, oota. Näed, läks. Nüüd läks. Nii, siit. Nii, aga nüüd sa pead üles tõstma, et need labad ka läheks taha. Aitäh. Doosi juurde lõikame liiga väike doos. Ei, ta tuleb veel. Ülesse tahab. Ma pidin ülesse tegema sellepärast, et selle juhtme pärast vaatan, et muidu ta jääb liiga jõhkralt. Pistikud peab ranna. See on suva, selle ma tõmban siit. Ma tõmban kinni. On järgmine päev ja meie ei ole ikka mitte kuskile sellega edasi edenenud. Kell hakkab juba saama 7 õhtul. Siis on magamisaeg. Varsti ja täitsa lõpp, noh. Ikka on kaos. Luunal ei ole aluspüksi, siis ta peidab ennast. Mitte... Luunal ei ole pükse jalas, siis ta peidab ennast seal, ma ütlesin aluspükse. Sul aluspüksid on ikka jalas. Päriselt lendad või? Nii, aga nii kaugele me vähemalt jõudsime, et see kapp on nüüd paigas. Asjad on siin sees, kus see käivad nii sujuvalt, nii mõnus. Siin on kõik riided. Meil on riidepuid vaja. On praegu laste omad pisikesed. Ehk siis meie riided väga seal ei püsi. See käivad nii sujuvalt, nii mõnus. Siin on veel gaas. Tiivad või? See kapp on vaja müüki panna. Need ma isegi ei tea, mis nendega teha. Niimoodi tiivad või? Niimoodi. Ära võtta. Oi, kui äge. Jah. Ossa vana. Vaat seda nüüd. Aga ühesõnaga, oota nüüd, ma korraks räägin. Ühesõnaga, siin on nüüd olnud mitu jama. Esiteks see kinnitus. Ta oli nagu seina peal, on ju. Kõik oli hästi, saime kinni. Aga see, mis teleka taga on, mis selle kinnitusega kokku käivad, siis nad on nagu nii palju telekast eemal. Metall selline. Ja see metall läks siia vastu, me lõhkusime juba ära. Me lihtsalt olime, miks ta ei jää, miks ta alt on üleval, siis me saime aru, et see läheb sinna vastu üldse. Oot. Ja varsti saab telekat vaadata ka. Appi, nüüd ei lõpeta rääkimist. Ühesõnaga,
siin oli nii palju asju, mis oli vaja nagu veel ümber teha. Nüüd ta läks ostis mingi paksu klotsi, et ta paneb siia nagu pikenduse. Siis me paneme selle peale selle samuse kinnituse ja siis me saame kinnitada alles teleka, et telekas oleks siis sirgelt seinaga, sest praegu ta oli niimoodi, et alumine ots oli üleval. Eile õhtul oli kell nii palju, et me enam ei jõudnud sellega edasi tegeleda. Ja nüüd me siin siis oleme. Mis siis need on? Näed, Toni tõi klotsi. Kiilud. Kilu. Kilud. Kilu. Selline agre. See läheb sinna vahele nüüd. Ja vaata mind. Ja vaata mind. Niimoodi peaks minema. Vaatan. Kus sul see energia tuli? Vaata nüüd seda siin. Wow! Lendad või? Vaat seda. Hull süsteem, näe. Ei tea, kas ma augud toorisin täpselt? Keegi helistab. Nii. Nunnu nitu. Nii, enne siis juhtmed taha. Vaata teleka sinna külge, siis on kõik, ei pea rohkem midagi tegema. Siis on kõik jah. Nii, maha. Lõpuks ometi ma olen igatsenud juba teleka. Sul ei ole seal kohta või? Ei ole, vaat siin mul see on siitest. Aga mul tegelikult on siin väikese ikka. On, üks on küljes. Jälle see kapi uksel lahti. Vahetus. Ja ei mahu vahel liigutame. Seda on nüüd isased Sellega libiseme hästi. ja ema. Ja Ati pupi oota. Nii, siia läheb taha nüüd. Ma teen üks. Ma ei tea, kuhu panna selle pärast all ära vahetada. Minul on seal mingi asi nurgas, millega saab tõsta. Nii teravik siia, ta peab olema suht siis. Kõrgele alla või? Ja, alla. Ja, olemas. Olemas. Siia, jah. Ma olen igatsenud juba teleka. Jah. Mitu päeva? See on kleeps. Jah, ma pole ära võtnud veel. Siin peal on ka tegelikult kleeps. Kui seda oli kirjas, et ei tohti vist ära võtta. Kõlarid mahuvad siia idekalt. Seda ma ütlesin, sul 2 senti jääb vahe, ma ju vaatasin välja kõik. Siin vahel. Kes tuli? Tšau! Oi, keda näha! Oli äge või? Oh! Said juba haiget. Juba said Issi on süüdi. Süüdista Issit. Oi, nii. Toni, kas ainult mulle tundub, et telekas on kõver või? No way! Ära hakka. Kas juhe ei ole kuskil seal vahel? On kõver ju. On jah? Mis teema nüüd selle? Täiesti haige, ei! Saa olla, et jälle mingi teema. Ei, aga ma ju võtsin ju doseriga ju. Ma ei tea. Äkki see tagus ei ole loodis. Las ta olla, ta võibki väljas olla. See saaga ei lõppe ära, Toni. See teleka kinnitus. Tollele ei saanud nihutada neid. Tolle olid üksikud augud. Jah. Täiesti, me peame midagi vahele sinna panema nagu tookord. Mäletad, tõstsime natuke üleval ka tegime niimoodi. Saime loodi panna, jah, et sinna. Niimoodi on hea, jah, kui sa natuke lükkad, võt nii. Nii on jumala sirge. Aga miks ta üldse käib nii, on jah? Nii, nüüd tegime väikse muudatuse seal taga. See plaat, mis oli taga, tolla liigutasime nagu niimoodi nüüd. Nüüd läks paika. Nüüd on kõik mõõdud õiged. Nüüd on keskel, nüüd on äärtes õige mõõt, nüüd on all õige mõõt. Nüüd on loodis, nüüd on hästi. Ja kui nüüd hakkab pihta see, et midagi on ikka tuksis, siis ma ei tea, ma ei jõua. Nii, nüüd pidame juhtmed ära veel.
siis vaatame, kas selleks läheb üldse käima. Juba see tõstmisega. Ma arvan, me oleme mitu korda me oleme seda siia peale tõstnud. Oota, Neteli. No koos proovimisega ma arvan ikka mingi... 10 kindlasti. Täna tõstsime juba ju... Mitu korda me tõstsime täna? No ei tea. Ja tundub, et neile tõstsime juba nii palju, et... 3-4. Vaadake. Võime teleka taha, telekas töötab, ei olegi katki. Toni ütles, et ei ole hullu, aga mind nii häirivad need kalarid ja see PlayStation. Aga noh, ei ole kuskile panna neid. Mõtlesime, et koostööpiltide jaoks äkki võtame ära, et siis on ilusam, aga... Kõik tundub nii palju suurem, telekas tundub ka suurem. Ei tundu või? Ta võib olla jah, kemmus, aga laiemaks. Jah. Seda vahe vaata. Nii äge. Yes. Meie teeme Jänese praegu siis lastetuppa. Et lastetoas on praegu selline seis. Siin on nii armas nari seal uus, ma ei tea, kas ma näitasin. Aga nüüd mõtlesingi, et äkki ta jääkski selle puuriga siis siia, sest sellel on hea alus. Muidu ta praegusel puuril ei olnud nagu plastikalust, on ju. Siis siin toas ta saab olla lahtiselt, sest siin ei ole mitte kuskil juhtmeid, siin ei ole asju, mis ta katki saab teha. Okei, ta on mingi puidust asju, mida ta närida saab, siin näiteks need kapi jalad, aga noh, ma ei tea, mind väga ei... No ma ei usu, et ta nii hullult seda närima hakkab. Ja nüüd läheb voodisse või? Enne tahtsin minna, aga mina olin ees. Ta väga ikkagi ei ole sõbralik. Nagu... No selles mõttes sõbralik, et ta tuleks ligi. Ta nagu ei hammusta ka, ta ei ole kordagi hammustanud. Alguses hammustas. Alguses ja sult siit kuskil hammustas. Aga ma hoidsin kinni teda. Et sellepärast ilmselt. Ma hoidsin nüüd endas üles niimoodi rinna peal ja siis ta hakkas nagu näksema õrnalt niimoodi tõmbama mul seda särki, et noh, tahtis vist ära saada, vaata. Nagu näitab, et ta... Jah, aga nagu muidu ei. Käib pesas korraks sul on seal, siis tuleb. Jah. Ta vaatab, kas pesanik alles. Et siin tal oleks küll päris mõnus olla. Läheb voodisse või? Bella segasid ära. Äkki ta oleks just lükanud. Et noh, magamiseks on see koht ju täitsa okei, aga me peame vaatama, Luna, sina ka, et see, kui peaks olema nii, oleks sinna pikali. Teadsin, tal hakkab meeldima seal all olla. Bella, jäta jänes rahule. Ta lihtsalt käib ja lahkub seda jänest, jänes ei saa üldse olla. Nii, kui saab teha nii, et ta on siin toas kogu lahtiselt, kui ta ei pissi. Junnib pole hullu, aga kui ta ei hakka pissimast, vahepeal on probleeme pissimisega olnud. Et kui me näeme, et ta käib ilusti oma pesas ja ta maha ei pissi, siis me saame jätta teda lahti, aga siis pead sina või Noora jälgima, et see värav, me peame panema mingi klõpsu siia, et kui te lahti panete kinni, et see värav kogemata kinni läheks. Sest kui see läheb kinni ja teid ei ole, siis ta võib pissida maha, sest ta ei saa potti ju. Ühesõnaga jah, praegu on see olukord siis nii, et kuidagi tundub mõnusam ka tal siin olla, kui ta saab üksi olla, vaata. Et jänest teeb niimoodi, et teeb pissima, et ta läheb nagu puti peale pissima. Ma loodan ka. Koss. Jänestele ei meeldi, külla. Tolle tagusega peaks midagi tegema. Ta läheb sinna vahele, kõik vahed. Bella. Siis läheb jälle. Ja siis tuleb välja, ta ei tee nagu joo ega ei pissi, midagi tee. Ta ei tee midagi, seal lihtsalt käib. Lihtsalt vaatab. No. Ja välja, jälle. No vaatame siis, kuidas läheb. Selles suhtes, et siis oleks nagu minul ka süda rahul, et ma lihtsalt ei taha elu tuppa teda. Ma lihtsalt ei taha, sest et see puur nagu võtab nii palju ruumi sealt ära ja siin toas nagu lapsed nagu üldiselt ei mängi ka, et siin olekski nii hea, kui ta saaks rahulikult oma ette olla.